Nii, täna tasku gymmis teen selja ja õlapäeva. Mõned seeriad soojendustan ette ära, lükkan masina põhja ära ja hakkan kütma, et täna tuleb pigem selline natuke suuremate raskustega trenn kui pumpav, et see pumpavat ole tehtud ka nüüd natukene parandavad. Kütan siin 4 seeriat selle raskusega. Iga kord nii palju kordusi tuleb. Teine harjutus, teen ühe käega siin seda scrolli. Muidu see tasku gym, päris ilus on tegelikult siin. Päris puhas ja ühtegi halba sõna öelda ei saa. Ainuke miinus, mis siin on rahvast on palju. Et pead arvestada sellega, et tuleb oodata. Võib-olla täna muidugi niisugune päev ka, et natuke rohkem inimesi. Aga jah, pigem üllatus, et on nii puhas siin ja päris hea valik masinate puhul. Tartus on mingi see teine gym ka. Käisin seal. Ma ei tea, kus see on. Teise pool linna. See küll ei kannata kriitikat. See oli väga must ja väga kulunud ja teist korda sinna minna ei tahaks. Siia taskuomasse võib tulla veel. No nii, väike soojendus tehtud, nüüd hakkab kütma jälle. Paneme siia või mahu. Esimeseks tööseeriaks panin 4 plaati peale. Vaata, kuidas on. Aga pigem on selline kerge veel. Siis saab alati panna põhja ära selle masina. Ja, pigem ikka kerge siin kütab liiga palju kordusi. Lihtsalt ära. Tahaks ikka raskuste peale panna, et tunneks ka midagi, et toimib midagi. No nii, ma arvasin, ma 2 plaati veel ja vähemalt. Üritan siin teha nüüd, üks seeria on tehtud, tegin siin 3-4 seeriat, iga kord üritan vähemalt 2 kordust teha mõlema käega, et üks käsi korraga. Siin on täpselt, ega tugevamaks saada ei tohi, ega siin rohkem plaate peale ei mahu ja hetkel on täpselt paras ka, on vaja ka muidugi annab mängida selle alla laskmisega, et lase natukene rahutult alla ja siis on kohe kergem ka, kergem raskem, kergem pahjalt, raskem kohe. No nii, kütame. No nii, 2 harjutust tehtud trennis. Nüüd on vaja teha selja vähemalt 1 või 2 harjutust veel. Siis hakkad õlle tegema. Õlal tahaks teha neid surumist ja lendamist. Õla tagasi tahaks ka vist teha. Taas muidugi see seljatrenn on natukene kõla tagaosale ka, et ei pea eraldi väga palju päeva nägema sellega. Aga ma arvan, et teen ikka, et ega muidu see õlg 3D välja ei näe. Tuleb ikka teha mingit lendamist taha ka. Kõlade esimene harjutus. Teen surumist Smitil. Õlg on endiselt veel annab tunda, et see on valus, paremale asju saa. Ei taha väga kangiga praegu üle pingutada surumisele. Ma arvan, et siin ka täna väga vist raskultuuri panna ei saa, et võib siin 2 plaadiga, et vastasel juhul lihtsalt teen jälle liiga õlale, et ei taha praegult. See on ka täitsa selline tipp-topp, et ei hakka täna üle koormama. Õlga just, aga selgeks ei saa pattidena korrakult. Lendamisega muidugi seal kütan natukene rohkem seeriaid ja proovin täis pumbata korrakult. Äkki siin on mingi lendamismasin ka, et selle saab tavaliselt eriti ja pumba sisse, et eks näha ole. Ega jah, täna siin harjutusel ei saagi juurde panna.
annab laaisu tunde ilmselt, aga teeb sellega natuke kontrollitumalt. ega kui siin ka teha selle järgmise raskusega rahulikumalt, siis ikka annab tunde küll lõpuks. vaikselt alla, natuke kiiremini üles. väga hea, ühe seeria veel ja aetame harjutust. Nagu ennem rääkisin, õla tagasi ka natukene. See on üks, mina ei tea, minu jaoks küll parim masin õla tagasi jaoks. Rinna lendamises ka, selles suhtes, et see võiks küll igas saalis olla. Siin kütangi, ma tavaliselt ei ühe siit kinni, kus käib pidanud. Panen selle koha, panen siin raua pihta ja kütan. Siin peab natuke tunnetada ka, et mis sul see tooli kõrgus võiks olla, et läheks õigesse kohta. Proovid niimoodi teha, et ei läheks liiga palju selga. Tunnetada õla tagasi rohkem, et käsi ei pea kuskil kaugele viima, et pigem vähem amplituud väiksem ja proovid need skaapulood lahku hoida, et kokku ei läheks. Siin tuleb kordusi pigem rohkem kui vähem. Vahel ma siin juurde ei panegi rohkem, et teen sellega õlave endamist nüüd. Siin ma panen alati esimese selle peale poen siit vahet läbi ja et ei hoia siit kinni, käed läbi siit. Ja teen põhimõtteliselt samamoodi nagu teeks andmetega lendamist, aga lihtsalt masina. Viis on peal, vaatad iga seeria panen 1 või 2 plaati juurde, oleneb kuidas välja tuleb. Seljatrenni lõppu üks kõige nõmedam harjutus lõuatõmbes. Seda ei jõua enam üldse teha, et omal ajal rekord oli 40. Nüüd vaatab, et rippudegi jõuab. Mõtlen isegi endale üllatuseks tuli siit rohkem kui 10. See on. See näeb rebospuit ka, vaatan palju korda tuleb. Korralik pingutus. Siin läks triitsa ja riitsa mõlema poole, et hea küll. Tänaseks siin taskukeskuses trenn tehtud. Tegin õlga ja selga. Võib väga rahul jääda, et ma ütleks, et taskujõusaal üllatas korralikult. Ei uskunud, vaatasin neid videosid. Kõik räägivad, et saal on kehva ja ei tasu tulla ja mida iganes. Võiks kirjad on must ja pigem vastupidi, et saal on väga puhas. Päris hea masinavalik. Ma ei tea, rahvast on natuke palju, aga ei ole hullu, et veits ootad ja saad ikka asjad tehtud. Nii et super, hea töö, Jim. Vähemalt tasku kohta, et aga jah, opa. Siin midagi läks, õlga ja selge igale poole natukene. No nii, tehtud.